See aasta on noorte tehnikaspordi arendamisel küll olnud igati soosiv ja seda hoolimata kevadistest piirangutest. Noori käib nii kardirajal kui ka autoga sõitu proovimast. Just viimasel alal on orienteeritud sari Noored Roolisebra Cup, kus kuni 15-aastased poisid ja tüdrukud saavad korralikult ettevalmistatud võistlusel oma võimeid proovile panna. 18. oktoobril leidis Auto 24 ringi asfaltplatsil aset selle sarja hooaja teine etapp. Hoolimata heitlikust ilmast oli kohale tulnud rekordarv 64 noort, kes soovisid ennast proovile panna. Võistluste läbiviimine on iseenesest lihtne. 3 vooru sõitu absoluutselt ühesuguste Renault Twingodega. Võistlus ise meenutab paljuski rallisprinti, mis raja osas just noortele kohandatud. Esimene voor on treeninguks, kus siis kogenud instruktorite käe all saab proovida raja läbimist. Seejärel juba 2 vooru aja peale. Voorude aegade summa annab lõpliku paremusjärjestuse. Võistlusklasse on sarjas 4, poisid ja tüdrukud vanuses 8-12 eluaastat ja vanuserühm 13-15, samuti nii poistele kui tüdrukutele. Noorte huviliste tase on väga erinev. Mõned istuvad rooli esimest korda, teistel on aga juba päris piisavat kogemust nii kardi kui autospordis. Igatahes on oluline noorte liikluskasvatus koos esimeste sõiduvõtete ja võistluskogemusega. Esimene võistlusvoor andis juba täpsemalt aimu, milline on võimalik jõudude vahekord rajal. Kõige enam oli võistlemas nooremaid poisse ja esimeses 10 olid vahed väga väikesed. Peale esimest voor oli 10. kohal olnud Robin Roosa aeg 40,840. Võistlus oli nii tihe, et siin tuli appi võtta lausa 1000 sekundit. Esimese vooru parim aeg on Oliver Kurel 36,410. Esikolmikus veel Jonathan Leemäe 37,510 ja Ragnar Tuberik 37,770. Nooremate tüdrukute esikolmik peale esimest vooru oli Marta-Liisa Meindorf, Meril Peldes ja Liis-Marie Kaljur. Vanemate tüdrukute võistlust vedas Annabel Taaber, teine oli Miia-Mariette Pankrotov ja 3. Anna-Grete Suvemaa. Vanemate poiste esiviisik mahtus peale esimest vooru 2 sekundi sisse. 5. Markus Kaljur 35,660, esimene Kristjan Hallikmägi 34,280. Teine Frederik Märtin 34,610 ja 3. Märt Valdmees 34,970. Teine voor tegi nii mõneski vanusurühmas korrektiive ja lõpuks viis pedestaalile hoopis teised sõitjad. Nooremate poistearvestuses tegi teises voorus vähekene kehvema tulemuse Jonathan Leemäe, kes langes lõpuks 6. Pedestaali lõivas 3. koha Ragnar Tuberik, kes oma aega teises voorus parandas, aga lausa 5 sekundit parandas Endrit Tegova ja oli lõpuks teine. Stabiilne teine voor tõi etapivõidu Oliver Kurele. Sa oled tegelikult rohkem ju selline kardipoiss kogu aeg olnud, et kuidas siis äkki otsustasid auto peale nüüd orienteeruda? No lihtsalt nägin, et siin on toimumas etapp ja Andre ütles, et ta tuleb siia juhendama, siis mõtlesin, et tuleme ka siis siia ja tuli kuidagi võit ära. Kumb siis ikkagi parem on, kas auto või kart? No minu arust on mõlemad lõbusad, aga mulle isiklikult meeldib rohkem kart. Ja sellepärast, et autoga siin tegelikult saad ainult juba pisikse distantsi sõita, kuskil seal 30 sekundit ja ongi kõik, kardiga ikka lased seal ju vaatad 10 minutit. No jah. Et on auto, kardiga saab rohkem. Millised sul plaanid on siis, et mida siis eelistama hakkad, kas rohkem karti või autot, et sa pole veel otsustanud? No kuna see aasta rohkem kardis ei ole võistluseid, ma arvan, et tuleb siis autoga sõitma hakata see aasta, selle aasta lõpus. Hooaeg autoroolis lõpetada? No jah. Nooremate tüdrukute pedestaali kohad jagunesid vastavalt siis. Esimene Marta-Liisa Meindorf, teine Liis-Marie Kaljur ja 3. Meril Peldes. Tema oli ka kõige noorem, vaid 9-aastane. Vanemate poiste esikolmikus sõidavad Märtin ja Valdmees teise vooru kehvemini, kuid see pilti väga segamini ei löö. Võidab ikka ka teises voorus väheke aega parandanud Kristjan Hallikmägi. Teises voorus oli ta aeg 34,21. Teiseks tuleb Frederik Märtin ja 3. Märt Valdmees. Vanemate tüdrukute arvestuses teeb aga teises voorus supertulemuse Anna-Grete Suvemaa, kes esimese vooru 42 sekundit sõidab teises voorus lausa 6 sekundiga paremaks. Esimese vooru liider Annabel Taaber aga kaotab lausa 11 sekundit ja nii on võitja Suvemaa, teine Miia-Mariette Pankrotov ja 3. Annabel Taaber. Mina tean sind rohkem kardispordist, et mis siis ühte noort tüdrukut nüüd autorooli ajab. Kas see tähendab seda, et tuleb mingi aste oma karjääris edasi teha? Et proovida uusi asju ja siis kuna talendid sarjas nagu vanusjärg enam üldarvestusi ei saa, siis siin oli võimalus, nii et sellepärast ka vanuse pärast. No kuidas sa võrdad kahte asja, karti ja autot, et on siin sellele ikkagi nagu vahe ka sees sinu jaoks? Ja, et
autoga ikka vajab rohkem harjutamist, et ei ole nagu harjunud käigu vahetamistega ja sellega, et see rohkem harjutamist vajab. No kardiga saad ikkagi rohkem sõita võistlustel, vaata seal 10 minutit eelvõistlused, kvalifikatsioonid, siin mingi 30 sekundit ja ongi kõik. Jah, et aga harjutada on ikka vaja, sest et kuna jah, käiguvahetus ja kõik see, et ma ikkagi harjutan ka enne võistlusi ja no tähendab, et täna tegelikult väga hästi sa näitasid ära ka, esimene sõiduvoor ei olnud väga pea, aga teises sa sõitsid tegelikult praktiliselt ennast ju esikohale. Teine hea sõiduvoor. Tundsid sa ise ka, et läheb paremini? Ja tundsin küll, et mul oli see, et ma sõitsin selle harjutussõidu ma sõitsin kogemata valesti ühes kohast ja siis oligi, et esimeses ajasõidus mul oligi, et oli see kartus, et äkki sõidan jälle valesti, et sõitsingi ettevaatlikumalt natukene, aga siis teises sõidus tuli see julgus tagasi. Oma võistluse tegid ka juhendajad ja nende aeg rajal polnud noortomast palju parem. Juhendajate sõidu võitnud rallikrossi sõitja Andre Kurg sai ajaks 32,6 sekundit. Igal juhul oli väga asjalik võistluspäev ja loodetavasti leiab sarja viimane etapp aset ka mõne nädala jooksul. Jälgige sarja sotsiaalmeedia lehte.